Kuidas üks noor enda vaimset tervist kaitsta saab selles osas, et et sa ju kandideerid ja siis sa ei saa vastuseid või sa saad ainult eisid ja siis sa nagu ju tahad nii väga tööd teha, et seda esimest töökohta saada ja sa tahad ju ka suve nautida ja võib-olla vanemad ei anna nii palju taskuraha, kui sa sooviksid, et seda suve niimoodi nautida, nagu sina tahaksid. Kuidas noored saavad sellist nagu positiivset mindset'i juurutada? Vaimne tervis on natukene, eks ole, sügavam ja laiem teema kui tagasilöök kandideerimisest. Mis puudutab vaimset tervist, siis see on alati prioriteet number 1, millega tegeleda ja siin saab noor meie juures ka piisavalt seda tuge ja teadmist, et kuhu pöörduda, mida teha, mis need esimesed sammud on ja siis leida see tasakaal, et kuidas tööotsingutega tegeleda, aga kui nüüd sellest teisest teemast rääkida, et kuidas toime tulla selle negatiivse tagasisidega või üldse saamata tagasisidet, et ma kandideerin, ma saadan oma CV-sid või motivatsioonikirju 10 kaupa ja ei mingit tagasisidet. Et sellega tuleb tegeleda, sest me ei saa muuta päeva pealt töömaailma selliselt, et kõik tööandjad annaksid tagasisidet, me ei saa seda kohustada. Tööandjale on samamoodi sageli väga keeruline seda tagasisidet anda, kui konkursil kandideerib tohutult palju inimesi. Nii et see on nagu mõlemalt poolt vaadatuna selline omajagu keerukas moment, aga noorele mina soovitaksin küsida seda tagasisidet.